Täna soovin teiega jagada enda mõtteid väga ausalt ja ilma maskideta. Ma ei naerata teile täna tavapäraselt, sest luban endal inimesena olla teie ees samuti haavatud, kurb ja pettunud. See ehe inimene oma kõiksuguste varjunditega, sest kuidas muidu saaksin mõista seda, mis toimub inimloomuses igapäevaselt. Ma ei hakka täna rääkima sellest, mis toimub ühendväljas tervikuna. Ma ei hakka teile rääkima viirustest. Ma ei hakka teile rääkima vandenõuteooriatest. Ma ei hakka teile täna rääkima, kuidas saada hakkama hirmuga, ebakindlusega, paanikaga ja nii edasi. Sest tegelikult elab praegu iga inimene tõenäoliselt üle väga palju seda, millest tal varem ei olnud aimugi. Leian, et igaüks meist võiks saada tänasel päeval rääkida oma lugu. Minu lugu täna, mida soovin teiega jagada, on aus väljendus sellest, et te mõistaksite, et absoluutselt kõik inimesed omavad erinevaid emotsioone. Miks nad siis omavad? Miks ma just sellist sõnastust kasutan? On just seetõttu, et me ei ole ise need tunded ja emotsioonid, aga meil on siiski võimalus neid kõiki tunda. Me ju omame neid ja aeg-ajalt on meil vaja neid nii-öelda keerulisemaid ja raskesti mõistetavaid tundeid, nagu näiteks hirm ja teadmatus tuleviku ees ka kogeda. Viimased 1,5 kuni 2 nädalat on olnud üsna intensiivne periood ja täna olen mina olukorras, kus ühtepidi on minus tohutu sisemine rahutunne, sest ma olen selle lühikese aja jooksul hakanud õppima veelgi sügavamal tasandil seda, kuidas tõeliselt usaldada elu. Aga teistpidi on minu sees ka samas väga suur valu, üksjagu pettumust ja tunnen ennast vahel ka reedetuna. Aga teate, ma ei karda täna enam nendele nii-öelda negatiivsetele tunnetele otsa vaadata, sest see on üks väga-väga oluline osa meist, mõistmaks, mis kõik veel olemas on. Mõistke ometi, et ka absoluutselt kõik terapeutid elavad ju oma elu jooksul läbi väga palju erinevaid nii-öelda raputusi ja öeldakse, et mida teadlikum inimene, seda keerulisemad asjad meile on lahendada antud. No küllap anti siis seekord ka minule lahendada midagi niivõrd tähtsat ja niivõrd suurt. Kuid teistpidi on ka minus see väga isiklik ja egoistlik reaktsioon erinevatele asjaoludele, mistõttu ma üldse ei salga täna teie ees ja ma ei eita seda ning julgengi olla see, kes ma olen. Ükskõik kui tubli ma ka ei ole ja ükskõik kui palju ma kõikidele naeratan ja olen kõigi jaoks olemas, siis teadke, et nii minu kui kõikide teiste nii-öelda tublide inimeste sees toimuvad alati samal ajal ka olulised protsessid ning me ei saa nendest kuidagi mööda vaadata. Olen viimaste päevade jooksul taibanud seda, et võin ja saan ja pean olema teile, mu head kuulajad, abiks ja toeks, terapeudiks, nõustajaks, iseäranis just seetõttu, et minus on olemas kõik need kogemused, mida teie tulete mulle jagama. Jah, mul ei ole olnud võib-olla füüsilisi sümptomeid ja haigusi nii nagu mõnel teisel, kuid kõik, mis see endaga kaasa toob, alates surmahirmust, üksindustundest, kibedatest pisaratest, lõpetades ükskõik mille muuga, on ka minu sees kogetud. Ja kogen neid täpselt samamoodi, nagu iga teinegi inimene. Ma tahan teile täna öelda, et valu tunda ja nutta, viha tunda, pettumust, kurbust ja enesehaletsust tunda on täiesti okei.
Sest see ongi meie inimlik reaktsioon sellele, mis toimub ümberringi. Me olemegi tulnud siia elama inimestena. Miks seda siis eitada? Miks me peaksime kogu aeg pöörduma ja püüdma kõike kohe parandada, nii kui midagi ebamugavat või ebameeldivat tuleb? Et ma saan ka täna väga selgelt aru sellest, et kõik negatiivsed ja kõik rasked ja valusad hetked on väga tugevalt mugavustsoonist ja heaolutundest välja tulemine. Aga teinekord need õpetavad meid rohkem. Nii et täna oli mul vaja teile see jagada, et te saaksite aru, et ükskõik mismoodi iga inimene täna ennast ka ei tunne, siis tegelikult on see kõik okei. Teil ei ole vaja nende hirmude ja paanika ja kõige muu eest põgeneda. Olge nende ees siis. Vaadake neile otsa. Vaadake, mida nad teile täna õpetavad ja räägivad. Teadke, et te olete inimesed ja teil on õigus kogeda ja tunda kõiki neid asju, mida te tunnete ja kogete. Mina saan teile olla tänus sellele parem terapeut, parem toetaja ja teel kõndija koos teiega, kui ma tean, millest te räägite. Aga ma ei pea olema kogu aeg tugev. Teie ka ei pea. Ja täna ma luban endal olla nõrk, ma luban endal olla habras. Või nii nagu ühes hiljuti nähtud filmis öeldi, ma olen nagu portselan, mis tähendab seda, et ükskõik milline mõjutus tekitab minus prao, siis teatavasti portselani pragu ei saa ju parandada. Ja see jääb. Kuid see teebki minust täna inimese, empaatilise inimese. Ja ma tean, et kõige selle lahenduseks on väga sügav armastus. Muide, armastuse teemal olen tahtnud teiegagi jagada blogipostitust juba kaua aega, kuid see küpseb juba üsna pikka perioodi. Mulle tundub, et selle kõige kirjeldamiseks lihtsalt ei piisa sõnu, sest see ongi midagi mõõtmatut ja hindamatut. Mida ma täna mõtlen armastuse all on muutunud viimase paari aasta jooksul väga drastiliselt ja muutub tõenäoliselt ka edaspidi. Ning just seetõttu võtan ma rahulikult aega, et rohkem süveneda sellesse. Küll aga on minus täna väga kindel teadmine. Igasugusest valust ja raskest hetkest aitab tegelikult üle saada see seesmine rahu, seesmine vaikus ning see väga sügav armastuse tunne. Aga lubage endal olla siis täna selles maailmas, kurbuses, vihas, pettumuses, kadeduses. Jah, see tõmbab aeg-ajalt alla teie enda immuunsüsteemi, see viib teid stressi, aga te ei tohigi seal olla väga pikalt, vaid ainult selleks, et mõista, mis on selle vastand, kuhu te tahate liikuda. Aga te ei pea liikuma sellest valust ja kurbusest kohe otsemaid teed helguse poole, sest vastasel juhul te ei teagi, mis on headus.